ei arvanud üldse, et ma kunagi midagi sellist tegema hakkan politseisse, siis sattumine toimus läbi tolleaegse, seda nimetati tööteenistuskomisjoniks, see oli alternatiiv, mis siis kutsuti asendama siis Nõukogude sõjaväekomissariaate ja meie olime esimene aastakäik, kes siis pandi Eesti Vabariigi kohustuslikku ajateenistusse tolle aja mõistes, siis teenistusse politseis läbi selle. Siis mul näiteks tuli niisugune pilt silme ette, kus on aasta 1990, et me just alles tolle aja mõistes keskkoolist, praeguses mõistes gümnaasiumist välja paisatuna ja Tartu munitsipaalpolitseisse tööle võetuna sellesama kooli juures, kus me käisime, siis ja lihtsalt pundis olime, avastasime ennast järsku jalgsipatrullist riietes kodukaitse käesidemetega ja omamoodi sürrealistlik tunne oli siis mööda seda toonast veel 1. Mai tänavat, praegust Raatluse tänavat pidi jalgsipatrullis käia niiviisi, et meie siis oma grupiga kolmekesi olime siis ühel pool Raatluse tänavat ja sõjaväepatrull, Nõukogude sõjaväepatrull siis käis teisel pool Raatluse tänavat ja niiviisi me käisime mööda seda tänavat edasi-tagasi jalgsipatrullis mitu tundi, päris vahva. Või näiteks ka niisugune situatsioon aastast vast ehk siis tõesti 1990, kui me olime siis oma linnapolitsei üksusega jaotatud kesklinna jalgsipatrullidesse. Olime seal üsna mitmekesi, meil oli siis kamba peale, kellegi kätte oli antud raadiojaam ja kellelegi oli usaldatud ka kumminui, seda siis üle kamba haldasime. Kellelegi oli siis ka antud kodukaitse käesidemed, aga need ei pruuginud alati välja paista. Selleks, et sulanduda kokku siis üldisesse massi, sellisesse politseinike massi, kellest mõnel oli kumminui, mõnel mitte, leidsime sellise lahenduse, et kunagi toodetud nupuga vihmavari, kui see panna pöörata pahupidi ja panna püksi siis rihma taha, siis jope alt rippus vihmavari välja täpselt samamoodi nagu kumminui ja see võimaldas siis esile kutsuda visuaalse efekti, kus kõigil 6, mitte ainult 1, vaid kõigil 6 rippus midagi vöö peal. Aga kuna see kõik oli erariietes ja kesklinnas sellisel hilisel ajal, siis mäletan, et kui me seal jalutasime ja kõndisime, siis püüdsime küll väga viisakad ja korrektsed olla, nii palju kui suutsime ikka uus asi ja kuidas see välja kukkus, võite hinnata selle järgi, et kõndisid meist ühed prouad mööda ja siis meie olime vaikselt, nemad olid vaikselt ja kuskilt tagant ma kuulsin siis, kui nad omavahel sosistasid, et issand, küll neid pätte on siin ikka palju praegu. Et see on nagu ka meelde jäänud sellest ajast, et vorm ikka ka määrab päris palju.